nii, mida? mis kukub niimoodi keset õhtut lammutama. No ei lase heaga maitsta. Mida meil veel? Oleme siis tulnud nüüd võtnud sellisesse kohta, et upgrade'iks autot natuke, et peale seda viimast talve sõitmist, see on ka ikka paras matsuuri. Saa nende amatööridega sõita, ikka tuleb omasugustega sõita või? Nägite, kuidas uks sai korda ja nüüd on uks katki jälle. Nüüd oleks veel rohkem katki ja nüüd ta on nagu veel kõveram. Aga vaatame, kas tast saab asja. Aga tehnika poole pealt ka, vaatasime auto siis üle, tõstsime üles, on ju. Ja kuidas saab gripi juurde, tuleb upgrade ida. Gripi saab juurde rehvidega, mida saab rehvipunktist vampiire ja sooduskoodiga. Ja tuli välja, et ma hakkasin Arti käes uusi rehve ostma, siis ta ütles, et kuule, palju sa ostad neid, sööd neid talverehve ka või? Neid ei tohiks nii palju kuluda kui suve omasid. Et me eelmine aasta lõpus müüsin sulle või veebruaris tutikad 17 tollised Greenmaxid, kus need on? Ja ma vaatan riiulisse ja igal pool, no ei ole. Autos ka ei ole ja ongi nagu kadunud. Aga nüüd on küsimus see, et kas see vend pani need vuuki või ma tõstsin ise need maha sinna või need on suures bussis? Kaks võimalus, kas on veel seal või on tõesti suures bussis, rohkem ei ole kuskil? Ei saa olla rohkem. No ma loodan, et nendest kahest ühes võimalusel on, muidu on ühed väljad ka kadunud. Ja siis ongi tegelikult ju talvedriftil on monoref kõigil taga, see on Greenmax 205 laiusega, aga toll või kõrgus võib olla siis 16 ja 17 ja mis see kuradi kõrgus on siis on ju. Aga mul on teise käiguga täpselt niimoodi, et ta istub piirajast. Piiraja. Tahad Differiga vahetada? Ei taha, Differ on tegelikult, ma arvan, magus, aga lihtsalt kui me paneks siia 17 tolli äkki kõrgema refi, mis need olid, siis saaks selle asja ka paika. Nii, siis veel. Siin on ju taga reguleeritavad kaikaid. Kui seda kaigast nüüd teoreetiliselt keerata pikemaks, läheb ratast taha poole, siukse nurga alla ja see peaks tekitama ka grippi juurde. Sellepärast, et osad mehed on ikkagi kiired, aga okei, nad kõik sõidavad erinevate rehvidega, kui need rajapäevad on suvalised, siis on nagu raske hinnata seda, mis see auto kiirus päriselt on. Aga kiiremaks oleks, et on nagu nii vaja saada, siis me keerame tagant ratast nagu pikemaks, siis tuleb seda squati või seda asja juurde ja siis tagastabika kont üks on ära võetud, siis see peaks ka tegema auto tagaosa pehmemaks, kus on meil just seda grippi otsime. Ja et taha veel grippi juurde saada, siis on vaja panna ette stabikas tagasi. Esimene stabikas on siin. Nii, sellega on nüüd ongelma. Karl tõstab, näitab ongelmat. Weissfabil näed, sellel narrow kitil on isegi need stabika kohad täitsa olemas. Aga mingi vend on siia pannud õliradika ju. Ja need torud. Kahe toru vahelt peab panema. No kahe toru vahelt peab panema, jah. Kuidagi sealt alla tooma või ühe aini ära vahetama, midagi tegema. Midagi peab tegema. Aga polte ka ei ole, et seda kinni panna. Stabikat. Poldid saabuvad need kronkudega. See poldi kast on ka nagu, jah. Bussis on ka, aga see lund on palju, ei viitsi minna sinna. Aga keegi on ära lükanud sealt sahakätkiga. Äkki on. On. No vaatame seda ka. Ja siis ongi see väike asi, teed siin nipet-näpet ja siis kuradi läheb siukseks remondiks. Ja ka muud ei olegi, nüüd võtame selle ukse maha, et ma kurat uut küll ei taha veel panna. Ja tegelikult mul on garaažis olemas küll hõbedased uksed, aga teeme ta ilusamaks. See on ka alt hõbe ja mured. No, oli kunagi hõbe. Mis sa veel tahad siit? Mul on pakkuda veel asju. Palun. Tihen. Pigimatti on niimoodi lahti löönud. Terve uks on seda täis. Päris suur jupikene teine. See on lihtsalt kerge. Aga see ongi täpselt siin paugu koha peal olnud, vaata. See on näha august. Natukene veel. Saab suurema korradi mulgi välja risk. Too seda pikemat veeblit. Pikem heebe. Kurat ei tee. Ei tee see kord, teravad on nurgad. Väga teravad. Kus ta tahab? No jah, koht on õige, aga jah. Ma tõmban selle pleki kortsu siit. Siis on vaja otse lüüa sealt ikkagi. Aga siis oleks vaja mingit puitu või midagi, mis oleks pehme. Puitu. Vaatame. Ei ole vist, jah. Küll me leiame midagi.
Et teada saada, kas teie auto eest on ka näiteks natuke kõpitsetud, siis on selle jaoks olemas Car Vertical. Meil ongi siin täiesti tavaline Honda Jazz võetud, mis on tõesti läbi elanud tõesti suure avarii. Ei tea, kas seda autot on ka taastatud, loodetavasti mitte, et see avarii on ikkagi päris paha olnud, et see auto ilmselt läks maha kandmisele. Aga kunagi ei tea, mis on autodega juhtunud, selle jaoks oleks hea ajalugu vaadata. Kasutage Vampire ja sooduskoodi ja minge vaadake Car Verticalist oma auto ajalugu enne näiteks selle soetamist. On ilusame. Magnus tuli siia kohe lõikama. Ütle 2 sõna, et kuule vaata lund kogunes siia, et ei ole mõtet lõikame ära. 2 sekundit relakas käes juba. Eelmine kord oli kasvaja tuli siia. Kui nii palju lund kogub ikkagi, et teeme nagu selle racecar spec siis. Sellele samamoodi seal. Selle mõtte oli õpitud, samamoodi hoidsime esimese aastat sellel driftika ka neid ääri jällest. Et siis ta on nagu natuke ilusam ja teeb autot madalamaks. Jah, aga siis iga kord, kui natuke mingi vett või midagi sai, siis läks koos kõigega. Nüüd on siis kiirlukk. Vägev. Üks mees on siin uksega madistanud. Ta madistas nii kõvasti, et see uks hakkas irduma. Tahtis nahka maha visata. Ja siis nüüd mees needib siin. Ma ei tea. Ei tea või? Teeme korda või? Korda või? Nii heaks kui saab. Kas värvid ära ka või? Tood värvi või? Vägev püstol. Jah, mina olen neid oma elus, meil töö juures on õhu pealt sellised. Nagu see on portable ju? Jop. Ja natuke kulinokaga kaasa aitama. Näita tööriista Bosch. Aga tulistada ei saagi peal hoida? Ei saa. Sellest, et on väga hea tööriist. Heavy duty. Et sa oled nüüd aasta aega omanud seda, kuidas on nüüd vahe, kas sa viitsiksid neetida käsi sellega või? No vaata, käed ei olegi villis. Elektritööriist on nii palju, et käsitsi ei pea viilima, saagima, mitte midagi tegema. Nii, stange upgrade'id on tehtud, ukse saab enam-vähem. Vaatame, kas me stabika kalla saame või ei saa lõpuks. Why are not going? Läheks filmi, panid hea laulu kinni. Läheks tantsima hakka. Lõpp ei läinud. Külla läheb. No ei lähe. Niimoodi ta ei lähe. Tati tahad? Ei taha. Kuivand siis ta ei lähe. Määrtub saab jah. Kindel jah, tahab määrata. Peikliiner ei ole määraga. On küll. See kleebib niimoodi kinni, see tuleb kunagi lahti. Ma käe. Ma panen ka igal pool määrat, kui kõik märgivad. Käsitöö on kallim. Ei tea või? Masintöö on kõik odav. Vaata palju käsitöö õlu maksab. Viktoriini küsimus Magnusele. Kui panna ette stabikas, siis kuhu grippi tuleb? Väidetavalt taha grippi. Väidetavalt. Mis on loogika seal? Jah, väidetavalt on see õige vastus. Loogika on see, et kui me esimest auto ei õltu nii palju, siis sa saad mõlema rattaga rohkem seal. Mõlemad rattad on võrdselt jaotud. No teoorias nii räägime, eks me katsetame ära siis. See toru läheb siit poolt. Nii, probleem on teise toruga, kuule selle saabki alt poolt panna. Stabikas liigub ka natuke midagi. Natuke liigub, aga ta liigub ju, kuhu ta liigub? Alla pool tuleb. Aga näed, siit jääb ruumi liikumiseks talle veel. Kuhu ta, võtta ära pane kinni, näita kuhu poole ta liigub. Ma ei saa seal poolt ots kinni. Vaatame, kui palju ta liigub, tahaks näha. Kuhu poole ta liigub üldse, jah, ta läheb ju. Auto läheb üles. Üles läheb. Ma tahame näha, palju ta liigub. Näita inimestele, palju liigub. Ossrois. Kurat. See on veel allapool või? See on ikka hea, aga teise poolt saaks selle siit panna. Sellega ei ole probleeme. Üles ta allapool enam ei tule. See on see, et kui sa praegu auto lased alla, siis ta läheb nagu niimoodi. Kas siin olid tavavedrud või? Siin olid koilid. Ta väga palju ei kuku. No aga testime. Ei olegi nii lolliku välja paistama. Ja siis kui hüppesse lased, tuleb poing ja poing. No tahapoole peab viima, siis see tiikud, see on nagu osa läheb. See on mingi trägiauto värk, sa tead küll, sa ise teed trägiautosid. Jah, trägiauto on siit teise mõtte ka.
arvad, et ei anna midagi? Aga miks ta reguleeritud? Lollid ostavad. Lollid ostavad. Jõe, oot. Lähme internetti. Selle sile eessu. Mis asja? Selle sile eessu, kus Mart on igal küll. Anna. Natuke võib ikka krottida. Küsid chat-GPT. Jah, küsime chat-GPT, tõstame üles ja vaatame, mis ta ütleb selle kaika peale. Mis see teeb? Mis ma teen sellega, et saada rohkem krüpti? Siin on punkte muudetud. Näed, see punkt on kaugemale viidud. See ongi see grip-kit ju. Kui see on kaugemale viidud, järelikult kui seda teed ka kaugemale, siis ta on gripi juurde. Otsest käed käänak viltu. Jah, vaata, mis sul see sõber ütleb. Keerame no midagi. No keerame ratta püsti vähemalt. Praegu ta on praegu õige, aga no see vendi ei ole üldse. See on rooli ots, ei ole. See ei ole rooli ots. Proovime uuesti, ütleb sulle. Nii, ahaa, näed tagasi, reguleeritav hoob. Tow link või kämberand, mitte rooli ots. Mis ta siis nagu? Mis me teeme siis? Teeme midagi. Paneme silla, paneme ratta veits püsti ja... Keera kontra mutrid lahti ja siis keera tagasi ongi tehtud. Kiusavad mind. No okei, muudatus on tehtud juba stabikas lahti, ette uus stabikas, see muudab ka juba. Aga ma ütlen, ratta peab püsti ikka keerama. Noh, keerame siis vähemalt seda püsti, rohkem ei saa siis. Keerame püsti ja ootame küsi kokku jookku, mis ta tahab saada. No see vendi ei ole üldse midagi. Kuule, aga küsi kolmapäevased need lotonumbrid ka ära. Siis ma tean, mis pilet osta. Ma küsin võidunumbreid Eurojackpoti kohta. Vaata, sujuvalt läks ühe teema. Vana veel mõtleb, kuidas seda kuradi kaigasse reguleerida. Aus vastus, ei, isegi mina ei oska päriselt ennustada. Kämber, rattakalle, soovitus -0,5 kuni -1 kraadi. Jääl tahad, et rehv oleks võimalikult sirgelt maas. Tundub loogiline. Keevitatud tifriga hoiab see auto rahulikumana gaasiga. Ma ei tea, mis see tähendab. Ma ju rahulikult kui sõitma ei hakka. Väldi 2 kraadi ja rohkem, auto muutub gaasiga närviliseks ja kaotab pidamist. See on kogu aeg külg ees. Ega mis see kokkujooks annab? Kas ta jää peal annab nii palju kiirust? Aga eest oleks hea, kui ta vaata seda ratast ei lohista. Kas siin sai muuta neid hakkama panna? 0 on või? Ei ole. Aga selle peaks ka 0 panema, et rattad käiks paralleelselt. Siis ta ei hakka ju teist ratast jää peal kaasa lohistama. Praegu ta ei tohiks, see peaks keerama lihtsalt. See seadan nagu sul on nendel ja sinu veel. Nendel või? Keerame pekki, vaatama, nagu nii aasta teisel aastal. Selleks on teine episood, ma ei hakka siin rääkima midagi. Bloopers. Kat. Okei, sellega ei ole hullu, sellega saab hakkama, see on külg ees. Läheb andestiili, siis läheb andestiili. Ma pärast ütlen. Ei, seda oli natuke tunda, vaata, vahepeal. Seadistus käib, vaata, jäärab, on nii kiire. Sellepärast ongi teised kiire. Sõidad oma negatiivsega kogu aeg. Jah, alt on täitsa pikk. Inženeering. Seal ongi, vaata, tal klaas ei käi, siis ta uks peab minema sinna tihendi alla ilusti niimoodi üle. Klank. Ja teisel pool pole üldse tehendit. Teisel pool pole üldse tehendit. Vahepeal sõitsin, siis kuradi vett viskas silma. Lund. Hea jahutus. Lumepriis. Naudid talvel või Naudin. Ketsid tahtsid ära sulada. Jõhker. Ja siis ma vaatasin sumpsi all. Seal on plekk, seal on kere. Ja seal on veel nagu nii palju vahet. Kere ja sumpsi vahet. Ja ikka. Pigi sulab seal kuradi talla all. Niimoodi kuradi kütab. Talvel veel. Ja suvel olid, mul ühed ketsid sulasidki ära. Täitsa kohutanud. Miks on tulekindlaid neid sisse ja sokke? Sellepärast, et võib minna väga kuumaks. Vaata, kui sile on. Siia ostab musta värvi homme ja teeme selle... Kerge pahtel peal. Pahtlit ka või? Vaata ära ei kriibi siis. Tuli, oot, ära ei jebi. Laudauksed töötavad. Spetsialistid käisid üle. Nüüd on rohkem väljapoole. Aga küll see tagasi sisse koputatakse. Küsimus on nüüd selles, et kas viitsib värvida ka või? Kui jõuame, sellepärast, et silda tahaks ka minna õigesse pinki. Üks võimalus on nööridele panna. Uurime, kas on Forsis aega või mitte. Ega kui Muhamed ei tule meie juurde, siis tuleb Muhamedi juurde minna. Mäele külla. Kontor. Oi, tervis! Muhamed istub seal, vaata. Kuidas see oli, et Muhamedi juurde minna ei saa, siis tuleb
kui ta su juurde ei tule, siis mägi tuleb tuleb praegu siia. või mägi tuleb siia või vastupidi, ma ütlesin kõik valesti jälle nagunii siin autos. Mul on kombeks kõik tagurpidi keelata, jah. Uus pilt. Uus pilt, näed. Vägev ja ma vaatan, sul on ka nii uhke pilt seal taga ja. Kuule hea, mulle siin kingid teile. Kingid teile? Täitsa äge, kuule. No sul on veel pilti siin, kuule, sul on nagu ikkagi, ma vaatan, sa oled päris kõva tegija siin driftimaastikul. Vampiirale tiimil on ilus rida siin, kurat, varsti saab ringi peale teha. Vaata, midagi on nagu teistmoodi või? Midagi nagu teistmoodi, kuule autosid on 2 lausa, vaata, ja mingid mehed on ka peale sattunud. Järgmine aasta on 3 siis. Ohoh, mis on? Ma ei tea, mis plaanid sul on. Mis plaanid sul on? Tahad ka äkki mingi tiimiga liituda või? Tõmbame siin mingi uue sae käima. Näed, siin ei julge midagi öelda. Ei julge midagi veel või? Vara veel või? Talv on veel? Praegu talv jah. No kui tegelikult ma tõingi Driftika neid Winterbeateri nüüd rehvuusi peale viskama, et me ikkagi neid vanasid üles ei leidnud, siin oli mingi hullu otsingu saaga. Ju nad otsa said. Äkki said ikkagi otsa, äkki ikka ei varastatud ära, mul on veel väljad üle lugemata, aga ma võtsin täna 2 tükki kaasa. Rehvipinki meil ka veel ei ole, niimoodi peame Marti juures käima, õnneks on üks sirge tõmmata siit ainult, võetud korra tühjaks. No nüüd oleme lähemal kuidagi. Jah. Kuidas siis on, kas nüüd on talv ja rahulik või? Nüüd on juba rahulikum jah, ütleme siin pühade aeg, kui talv tuli, meil oli ikka nagu hooaeg jälle. Selles mõttes nagu kui lumi tuli? Ja kui nüüd lumi tuli maha jälle enne siin jõulu ja enne teda vanastajat jah. Aga kas ongi nii, et kui tulebki lumi maha, siis inimesed avastavad, et tegelikult neil on need talverehvid vanad jah? Ja siis tuleb see, et tullakse talverehve paremate vastu vahetama? Jah, no sa ei taha näha, mis sealt alt ära tulema. See oli ikka kolera. On jah? Ei no, oli ka neid, kes tulid reaalselt suvekaga. Veel? Jah, polnud ju põhjust. Meil on üks sõber, kes sõidab aasta ringselt naeltega. Sa võib-olla tead ka teda. Siuke filmimees. Sõidab siuke kandilise autoga. Tean küll, olen näinud. Olen maininud talle seda. Aga ta oli teise tuhiga. Teise järguline asi. Ja, ta võib-olla auto sõida nii palju. Jah, seda küll jah. Ise? Pole. Mida, rehvi ei ole või? Pole sõita millegiga praegu jah. Ma sõitsin eelmine aasta kotletiks ära oma selle, mis mul oli. RX8. Pole viitsinud teda kotti. Oota, kas see rootormootori saab ka kotti lasta siis või? Muidugi. Mis nagu, mis taga juhtub siis? Ma lasin sõiti radika puruks ja ma lasin ta lihtsalt kuumaks. Ta ei läinud keema ega midagi. Tepp läks ülesse ja vahetsin radika ära. Ja panin ta suvel käima, siis tagumine summuti pütt oli tosooli teinud. Seal on mingisugused tihendid, mis siis ära... See läheb vist väga keergelt jah, et kui ta ikka kuuma saab. Seal kolb ei saa kinni jääda, rootor jääb kinni ja siniseks läheb või mis? Ma ei tea, kuskilt ta lükkab mingi tihendi vist ära ja jahutusvedelik on kohe kuskil sumbas. No sul on see üks mees olemas. On küll jah, aga mul on tal muid töid anda, vaata siis ma ei taha anda talle seda. Siis meil jääb driftikas niuke. Kuule, mul on see Nissan, sellega saab 2 peale ka sõita. Sellega ei juba mitte kuhu. Mul ei kipita nii hullult. Las ta jääb, kui sa ei taha. Ma siin nädal tagasi korraks mõtlesin. Korra vaatan, mis autosid pakutakse üldse. Ootlik mäng. Today I show you. No, mis sul on? Tahad rääkida midagi? Sinised smurfid. Me oleme jõudnud Forsti lõpuks. Vaata kui hea, kui siin head tutvused on, saab autot sooja ajada. Tööga juhataja ise ka tööle pandud või? No ikka vahepeal tööd ka tegema. Keegi peab ju tegema. Keegi peab jah? See on Tesla hooldus või? See teeks salongi puhtaks. Meil on talv käes. Puudutame seda teemat või las ta jääb ta? Noitsulaadi, aga ei saa ööga enam akku täis, sest nii külm on. On jah? Oleks pidanud ikka esvikast võtma selle tummisema jah? See jah, ei tule voolu läbi enam, kui miinuses on. Muidu on okei. Kuule, aga Võhul on võistlused, et tuled siis tagaveolisega lased. Sa lähed tagaveoliseks või lähe võitavisse? Läheb ikka. Ma ühe korra proovisin, aga siis oli suht kehva pinnas oli. Aga see drift mode on jah, siis ta nagu toimib. Aga ma ei, ühesõnaga mul ei ole vastust, ma ei ole veel normaalselt proovinud. Aga Võhul võistleme, kirja? Jah, see on mõistlik jah. Tule. Me oleme jõudnud Forsti siia sillapinki. Paneme kõik sillad paika. Magnus juba driftib ja roolib seal, vaata. Niuke toon klaas on ees, kui see pole lubatud. Ei tea, kes sellest süüdi on. See on USA-st tulnud, see on juba ammu küljes. Mäletad, kuidas teha veel või? Vaata küll, aga nüüd ongelmaan. Ongelmaan või? Ees. Sul on ka soome keel ikkagi külge. Mis ongelmaan? Ma natuke reguleerida enne, kui ma asjad paika saan panna siin. Ahah, kalibreerima või? Siis auto sild ennast, siit jookseb lukku. Vastusega näha. Seda viltu on liiga sild, et praegu teha. Mis asja? Liiga lahku on või? Roolid viltu peale. Liiga palju tore. Viltu peale, kes see rooli viltu pani või? Ühele poole keerab rohkem nüüd?
no ega vaata selle Peetri eest pole keegi väga hoolitsenud ja süvenenud, see on nagu ta on. Minu arust ma ei mäleta, kas me üldse oleme sillapingis sellega käinud. Sa mäletad või? Pigem ei ole vist üldse. Jah, ehk praegu on auto silla spekid nii paigast ära, et pinki tunne üldse äragi seda. See näitab, kui kõveraks igatpidi on sõidetud. Aga me teeme ta nüüd siis korda. Ja lullu, Magnus saab jagu sellest. Nii, me oleme jõudnud auto alla, Magnus juba krutib siin, et me teeme eksperimenti. Kui tark on ChatGPT? Ma küsisin talt, andsin autospekid kõik, mis mul on, ja küsisin kiire sõidu, kiire jääraja drifti sõidu jaoks spekid ja meil on need ees olemas. Nii et see on eksperiment, kas ta valetab või mitte. Ja me küsisime just abikate igast asjade kohta ka, no me oleme temaga enamus jaolt oleme ühel meelel või? Meie, sina, sa ei ole muga nõus või temaga? Aga lihtsalt ma saad taga väga suur sõber juba viimasel ajal. No mul seal kontoris üksi igav, vaata, mul hallukad särgid, värgid, siis ma juba räägin nagu virtuaalsete vendadega. Küsimus, kas Mariga räägib sama palju kui ChatGPT-ga? Sa ei pea igast puid panema seal. Kas sul on virtuaalnaine või? Petad Mari või? Selles mõttes, et jah, naine on nagu oli vanasti Google, ta teadis kõike vastuseid. Aga vaata, tal on nüüd suurem vend ChatGPT tulnud, et ta teab rohkem. Vahepeal on huvitav küsida, arvata, nagu et ta ütleks, vaata, et ta nagu peaks kõik võimas olema, et huvitav kuulata, mida tema arvab asjadest. Aga vaata, mingid asju, kui sa ise tead ja siis sa tahad nagu küsida ta käest, siis ta paneb jumala villast. See on siuke 50-50 värk on nende küsimustega sealt. Aga me oleme nagu natuke nõus vaatama, mis siis juhtub, kui me paneme nii, nagu ta ütleb ka veel. Kindlasti hästi paljudel oli raudselt see küsimus, ma tean, kas buss mahub käruga tuppa. Me oleme sellele vastuse saanud. Jah, ta sisse keeras. Kes sellega homme siit tagurudi välja manööverdab? Magnus, ma arvan, plammu manööverdab käruga. Tahad harjutada? Igaks ilmik ise oma supi ära. Mis kokku keerama? No eks ma homme elbin, ma öö otsa mõtlen ja kalkuleerin, kuidas keerama peab. See suht terava nurgaga tuli, et see välja mõned käru peab minema kääri veits äkki. Kui tahad, siis Faeton käima. Jah, Faeton oli ees, niimoodi, et kui seal majas pargib auto, ehk sisse saab, järelikult peab välja ka saama. Aga kui Faeton eest ära jääda, läheb asi küll lihtsamaks. Nii et ma lähengi Faetoniga täna käima, vaatame, kas see vanker ka käima läheb ja kas ta õhkpadjad tõusevad üles või tõuse. Ja mis hiired seal pidu peavad ja nii edasi. Aga päris hea nüüd jah, selles mõttes, et eelmises kohas oli see, et see oli nurgapoks ja autod olid ees. No sinna ei keeranud kuidagi moodi käruga välja. Suvel või kevadel teeme testi ka. Kas ka mahub buss sisse? Teoreetiliselt peaks mahtuma tagurpidi sinna või edespidi ka sinna postide vahele. Lai buss. No ta ei saa olla kitsam ju, kui see tõstuk ometigi. Talvedriftiga on siuke asi, vaata, et ei pea üldse palju asju kaasa võtma. Suhteliselt ökovärk on. Tegelikult kõvemad mehed sõidavadki nii kohale, et mööda maad veel. Ja sõidad sinna, teed oma drifti ära ja sõidad koju. Oleks ka siuke unistus, paistab seal, piilub see unistus. Vaatame, kas me jõuame ka selleni kunagi. Aga me võtame igaks juhuks tungi kaasa, sellepärast meil on vaja tutikad need rattad seal alla panna, et ma ei taha neid betooni ja käru peal kraapida, et need lähevad nüriks, näevad naelad. Ja siis meil on Bosch'i abipakett, pump on, aku laeb. Ja siin on siis sees veel, näed, MB Quality käte, niisked lapid, väike cleaner, väike püstol, väike newtonmeeter, väike teip, väike plastvits. Ehk nende asjadega tuleb saada hakkama, kui midagi juhtub. Magnus ei lubanud mulle ühtegi rooli otsa kaasa võtta, et ta ütles, ta lumeses seda vahetama ei hakka ja et ma ei tohi kõveraks sõita seda. Ja tegelikult meil ei ole ka vist, see on Vaisval või oma bussist peab otsima, tegelikult ei ole tüütu tegevus jälle teisest bussist, sealt suurest. Me läheme homme puhaste riietega, keegi ei pikuta lumeses. Ja, ma tean küll, kuidas need väljaütlemised lõpevad, aga õnneks ei öelnud seda mina. Salaluugi lahti, paneme terminalis paagi täis, aga vaadake, mis ilmaga juhtus. Hommikul ei juhanud normaalne, nüüd tuiskab siin. Ja teate, ennekõike, see on isegi talvel ohutuse mõttes tuleks hoida autol paak täis. Kunagi ei tea, äkki jääd ka lumehangi Eestis kinni, ikkagi Rakvere kandis on seda ju paar korda juhtunud.
ja siis nad autot soojas hoida ei külmu ära. Vaata, nüüd mõtledki elektriauto peale. Võib-olla tekib probleem, et transport või paagitäiega, ma arvan, et tiksud seal mingi 3 päeva võib-olla või nädala isegi. Elektriautoga nii lihtne elu vist ei ole, ei tea kaua aku kestab, kui koha peal seista külmaga ja soojendust tööle panna. Huvitav värk, aga siin on veel kahtepidi tankimine. Tangime ühtepidi nii ja siis tuleme teistpidi, tangime teist. Ühelt poolt, teiselt poolt, siuke tankimise ralli käib. Seekord teeks niipidi, et ei pane paaki täis, prooviks sõita kergema autoga. Ma pidin vaatama, palju sees on. Paneme siia 25 äkki. No nii, kõik tahtsid, mis talv see on, mis talv on. No nüüd on talv, nüüd on teistpidi häda. Ega me tulime maanteel seal 4-realise peal. No tegelikult oli üks rida mõlemas suunas. Tuisuvaalud, autod kraavis, tuulega lükatud ja tegelikult nähtavus vahepeal, no, zero. Ja nüüd ongi küsimus, et need lähevad sinna raja peale ka. Osad tulevad Pärnumaa kandist, need on oma bemmidega juba kuskilgi seal külavahe teel kinni. Ja tuleb siit siuke saamakas veel. Nüüd on küsimus, me oleme jõudnud Rakvere külje alla. Kas me tõesti proovime selle esiveolise bussiga ja käruga proovida turuda sinna ja jääda sinna siis 2-3 päevaks elama ja lumevangi või me lihtsalt loobume ja me lähme Rakvere spaasse mingid tubaseid tegevusi tegema. Et lähme bussi, teeme koosoleku, mida üldsus otsustab ja palju kellegi mitu päeva aega on, et lähme ära otsustame. Teeme koosoleku. Kuule, mis me teeme siis, et tegelikult me juba põhimõtteliselt peaks kell 10 peaks koosolek olema ja meil on siit mingi pool tundi minna veel. Me oleme sellegi maha maganud ja ma mõtlen üldse, kas drifti kohtunikud, kuidas need hindavad üldse mingit võistlust või? Lähme seiklema, jääme kinni või? Muidugi. Jah, lähme otsime just lumelabida, siis on savi, vaata. Ei, no siis saab välja ka. Ma arvan, et lumelabidas ei aita siis mitte midagi. Kui see käru ja see buss kuhugi ära vajub või jääb, siis sinna ta jääb. Nii kaua, kui tuleb traktor. Isegi Quattro ei aita enam siin. Te ütlete, et lähme edasi või? Ega meie ei lähe võistlema. No ma ütlen, ma ei usu, et võistlus toimub selleks ilmaga. Tagasi on liiga vara minna. Tagasi on vara minna. Me lähme Rakvere spaasse siis. Lähme sinna varju. Lähme trussikuid aspa. Jah. See on mõttekoht. Kas külmetada lumehanges ja kaevata või minna ujuma? Seiklused või? No davai, Rei! Kõik tahavad seiklusi või? Oi, te kahetsete seda või? Ja ma vanasti tahan mingit ala kuulata. Kas mul süüa ja juua on piisavalt või? No saab vaskata tagasi. Kapoti alt on lund täis kõik. Vaat, mis hakkab aurama kohe. Tung on seal. Natuke tagasi ja me saame käru peal rattadki ära vahetada. Mõtlesime, et vahetame siin, aega on ja kiiret ei ole ja äge on ja... Aga teised rattad, mis võtsime Arti üles, vaatame, tegime trikki. Kiirelt on soojad.
sain siis nüüd 3-4 ringi, et koputati ukse peale jälle sinna ja lamerihm läks legoks katki. Ilmselt see on sellest, et see oli käru peal, see tuiskas kapoti alt täis, me teadsime, et see on lund täis, panime käima, nagu kõik töötas. Aga võib-olla need sooned siis kittisid jääd täis ja ta lükkas see rihma sinna ääre peale kuidagi. Ja siis ilmselt ta läks kuumaga seal pööretega põhjas pooleks ja hakkas murenema ja siis ta läks täitsa katki. Ühe trikina tahakski näidata teile, kuidas saab veel Trodot väga edukalt kasutada, näiteks kui teil autot ei ole üldsegi Eesti registris, siis te saate manuaalselt ka valida kõik andmed auto kohta. Võtame siit kupee, ma tean, et see on 350 ZVQ 206 kilovatti ja meil on lamerihmaga probleem. Lamerihma leiab otse loomulikult mootori osade alt, lähete siit edasi, soonrihm ja me saamegi teada, et siin on lamerihm näiteks Boschi valikust või siin teised tootjad. Aga me tahame teada, mis mõõdus see rihm on. Kui me helistame sinna autopoodi kohalikku, siis me saame öelda, et meil on 6 PK 1145 rihma vaja. 6 PK tähendab tegelikult, et tal on 6 soont ja see 1145 tähendab siis rihma pikkust millimeetritest. Et siuke väike häkk ja tegelikult me saame ka vaadata, mis autodele see veel sobib siit nagu näha siis väga paljudele. Et tegelikult Trodos võib olla toodete kohta väga palju informatsiooni ehk kasutada teda ära kui justkui auto toote kataloogina ka, et saada rohkem detailsemat infot. Et siin on samamoodi kõik parameetrid välja toodud, isegi EAN kood, mille järgi tegelikult saab internetis veel otsida. Nii et Trodos kehtib ka vampiire ja sooduskood, kasutage seda kindlasti, kuidas seda kasutab, kuidas see töötab, leiab kõik lingid alt. Et vahepeal ei peagi ostma, vaid saab kasutada platvormi näiteks väikestel teistel eesmärkidel, nagu meie tegime, et tead saada, mis rihma pikkus on ja siis helistada varuosapoodi ja küsida täpselt seda pikkus või siis millimeeter sinna tänna. Me teame, et see pingutamisega, see pinguti saab natuke rohkem mängida, et me saame selle vahe paika. Kui te autot käru peal talvel kätte, see pudilumes, siis tuleb kapoti alt enne ikkagi rihmarim puhtaks teha. No eks ta oli natuke vana ka, aga ta ei olnud praguline ja täitsa legoks selles mõttes, ta ju enne töötas. Aga nüüd me siis otsime siit Tartu, ei ole Tartus veel, Rakveres lamerihma, äkki ei pea Tartusse minema. Täna on laupäev, fiksused ja mingid automaailmad on lahti ja vuurime äkki kellegi koha peal on ka, et 2 tundi on aega nii-öelda trendide lõpuni ja siis võistluseni. Kvalifikatsioon ei toimu, tehakse loosiga tandemi paarilised ja läheb minna. 15. Kalli tulemus, 15. jäin. Ühed ja alati kehva. Ja lihtne, nii et praegu saaks nagu küpsetada ja trenni teha. Oleks vaja revit sisse sõita, et koha pealt minek on nagu kuidagi vaevaline, aga koha peal enam vähem. Ja siis rolli kardan käib vastu sumpsikollet ka veel, ühe koha peal on nagu stopp vahepeal piire, peab nagu jõuga üle lükkama. Nii et seikluseid on. Nii, tööriista laenutus, Kajal on pagass tööriistu täis. Ma ei tea, mitu autot on ka. Kuule sul seda mingit soojajooki ka on siin või? Pärast võistlust nagu, et mul on lehtede komplektid teised autos. Aga te sõid padrunid on ka, sobib isegi paremini tegelikult. Ma lihtsalt vaata padrunit ei oska soovida, vaata, mul on hea, kui ma saan leegi. 12-14. Võta see, katsu kuskil niimoodi lahti võtta, et väga... Bussis, jah? Tule tänud sulle. Jah, aga palun. Lähme bussi padruneid sorteerima. Magnus, telli võitmeid, kui tahad, ma võin soojad võitmed anda siit. Me saime koosolek. Tulge tehke siin akna juures. Saad rehvi isegi soojaks sõita. Ja siis hakkab tööle üldse tänava ei hakka. Jaako käis rääkimas, tal on sama mure, tal on kenekat vaja üldse. Ja ta ütles ka, et uued rehvid, kas sul peab? Ütlesin, sama mure, minema ei saa, järgi ei jõua. Ehk need on vaja ikkagi sisse sõita. Ma seal 5. panin taga, 200. Et need on vaja see libekiht või mingi see esimene siuke ehmatus on vaja ära teha neile. Aga see on vaja veel sisse sõita. Nagu nende talvevõistlustega on. Vaata, see ongi nagu hea. Siin ei lähe kunagi hästi ja suju. Selle eest suvel lased nagu lepase reega. Aga
aga vaata, see ongi hea pingutus. Mul on talve see esimene koht on puudu nagu drifti õigelt ürituses. Ma olen mingilt nagu teise liidu või teiste korraldatud mingit teistes konspektsioonist drifti mingit asja võitnud, aga ma ei ole seda õiget nagu tandemi asja võitnud. Kuigi seal ikka tandemid, aga see oli siuke rohkem showvärk. Nii et Achilleuse kand on see talv mulle ikkagi. Lamme rihm laekus. Rakvere linnas üks oli terve linna peal. Sobib tundub. Viimane. Looma. Läks lõppu või? Ma painan kaasua. Väga hea. Ready to race again. Kiire meeskonnatöö. Ei, see on mul vähe. Kindel või? Lükkarisse kuhugi. Lõkkesse. Püksirihma endal teada. Püksirihma, jah. Hea töö meeskonnalt. Nii, katse 2 või trenn 2. Rohkem ei läinud praegu, hakkas pooma. Jõua järgi, noh. Teised kurjad ikka teistmoodi kui teised. No ja ma tahan lõigata järgi kohe. Aga teised lõikad juba ees. Enamikele on see, et tulevad küll ära, mitte ka istuvad siia, vaid nad lasevad roolil joosta ja tulevad otse, kui terve selle ala istuvad nurga peale alles. Näidki driftigi seda esimest. Seda nurka siin. Drifti tulevad. Täiesti sõrget, jah. Nad tulevad siin. Sellest otse. Ja. Ja see kõik on kiired on siuksed. Vaata, küll on. Sama nagu enne. 1-9. Aeglane või? Aeglane, jah, noh, kurat. Proovime sisse sõidetud rehve, mis on väiksemad. Mul on pööre ka nii kehvas, et esimene piires ja kolmandaga täpselt ei jõua. Ja teisega on täpselt niimoodi, et on seal kuradi 3 ja 4 tuhande vahel. Ma tahaks seda rohkem lõpupoole. Et need on väiksema läbimõõduga ja need on kulunud ja paneme tagurpidi alla, siis on naelad nagu ühtepidi kulunud, siis hakkab äkki hästi asfalti sisse või sinna jää sisse ennast sööma. Testime, äkki saab veel paar ringi, ma ei tea, palju trenni lõpuni jäänud on. Või läheb tandemisse, proovib nendega. Teised on nagu nii kiirevad, kaotada jälle midagi. Kurat, küüned lõikamata raisk. Jäi taha kinni. Kinda kätte paneme. Lähme sõidame siis. Mul on siuke lihtne tee. Me tõmbasime loosi. Ma jäin kvalifikatsioonis 15. Ja vastaseks tuleb Kaido Härms, kes on Randalu tiimi Mekunn siis. Ja kui mul õnnestub teda võita, siis järgmine on Oliver Randalu. Oliver Randalu tiimi peasõitja, Driftmaster Kunn ise. Niimoodi, et see tee sinna pilvedeni, karikani on väga raske, et me ei ole selle autoga kiirust leidnud. Nii et lootused väga kõrged ei ole, aga lähme teeme ära.
jah, ei jõua järgi noh. ei jõua. Ma mõtlesin, ma keerasin perse. Ma olin seal hästi... Nurk oli päris 90 kraadi, jah. Jah. Ei, sind jälitus, ma lasin liiga shallowks, aga... Ära pikka vea pea. Ei ole hullu. Mine tee randalule ära siis. Räämest maasse parem. See talvedrift, see ongi suukestele kuradi amatööridele. No ei saada. Ei no uutega oli aeglane, vanadega oli aeglane ühtepidi, teistpidi, 16, 17, ei. Ta pani ju koilid alla taha, aga see sort tööd. Koil ei tööta vist. Ma ütlen, et amordid oleks pidanud ära võtma, siis oleks raudselt kiiremalt. Poleks nagu ikka, noh, tagantjärgi tarkus, eks meil tuleb siis ka, nagu me suvel käime testimas, tuleb ka talvel testida ja tuleb sõita kiirete meeste vastu, et saaks nagu referentsi. Et muidu on jõle raske testida, kui kellegi vastu testida pole. Selle tarkuse teraga siit lõpetame ja vaatame, kas me Tallinnasse ka jõuame või meil ongi see lumevangi teema läheb edasi nüüd. No nii, teed puhtaks. Nagu kõik maanteed meil on. Jumal Tim, puhtad. Kas talv tuli ootamatult, küsiks kõigilt teehoolde meeskondadelt jälle või? Esiveolise bussiga, käruga. Noh, peab ikkagi julgust ja mune olema, et sõita. Esiteks on klaas kõik maanteed nagu tuisanud. Ja siis ajutad ka, siis käivad rattad ringi, aga midagi, mis kõik, 2 tükki eest käivad ringi. Ja me võime Rakvere sealt künkast oli niimoodi üles saada, et kõik pidi bussi taga otsast tulema ette poole. Niimoodi, ja siis buss nagu läks üles, muidu kõredi raskust ees ei olnud. Tuleks 4 vaja, aga noh, mis seda ilma on, aastas võib-olla 2-3 korda. Aga kui tuleb korralikult. Ja noh, kuidas me ürituse kokku võtame siis, et mis me arvutasime siin, et 80 eurot oli osavõtt. Noh, ütleme, et ma sain 8-10 ringi, noh, see on 1 ring 10 eurot, pluss autokütus 30-40 eurot, pluss transportrikütus, noh, 40-50 eurot, 2 rehvi ostad, mingi ka 50-60 eurot ja siis nii palju rõõmu või, et rajapäeval vahepeal on lihtsam käia, maksta 20 eurot päev otsa sõita. Aga mis sa teed? Valikute küsimus, elu on selline, seekord oli nii. Ja nüüd proovime seda tuppa sõita, kui me puutaks ja vaatame, kui käima läheb. Oota, ma tahaks kapoti alla näidata nüüd. Mille pärast eelmine kord juhtus see rihmaarp pahandus. Vaata, kas me jõuame ta tagasi lükata äkki. Vaata, nüüd nagu kapoti all. Ma käigu nii. Vaata, mis juhtub, kui auto on käruga järgi. No ikka on ju, härmatis on. Rihmaliinis ei ole midagi viga. No, ma panen käima, vaata, viskab sealt tolmu. Võta käid ka välja siis.